Vaha ja tervitan teid taas Tupperware koduses kokaklubis. Suvi on aina üha rohkem tuure üles võtmas, aga meie toimetame ikka veel kodudes rohkem, sest me oleme harjunud küpsetama, valmistama ja selles suhtes saab Tupperware teile kindlasti abiks olla. Mul on väga hea meel, et teid on täna vaatama tulnud. Andke enda tulekust ka märku kommentaaridesse. Ja kindlasti, kui teil tuleb mõni mõte või mõni soov, siis sellest võite ka teada anda mulle väga julgelt. Ja täna on meil teemaks valmistada sellise vahva tootega nagu silikonalus. Erinevaid vahvaid ideid pakkuda teile, sest jaanipäev on kohe käes. Ja tegelikult tahame me just kiiresti midagi valmistada, sest õue kisub, tahame ruttu loodusesse minna, sõpradega kohtuda ja teha just nimelt selliseid väikseid oma pereringis istumisi. Silikonalus, millega me oleme siis ka eelnevalt rullbiskviitti teinud, olen rääkinud teile sellest võimalustest, aga kuna ta on jälle juunikuus eripakkumises, siis kindlasti tahaksin rääkida mõned asjad üle. Silikonalus asendab teie kodus ahju pannes küpsetuspaberit ja ahjuplaati. 2 ühes. Ta on paraja suurusega, teda võib kasutada nii ahjuplaadi peal kui resti peal. Ja just nimelt, kui teha rullbiskviitti või küpsetada selliseid õhemaid, pirukaid, pitsasid, on ta eriti mõnusalt krõbe, kui me valmistame resti peal kasutades. Oluline on teada, et te panete alati kuuma ahju. See tähendab, võtate resti välja ahjust, panete ahju temperatuuri soojenema ja sellesama silikonaluse külma vee alt läbi panete resti peale ja seejärel täidate. Kui te soovite siin peal valmistada piparkooke, küpsiseid, kus te tahate rullida sellesama aluse peal, siis te teete seda laua peal ilma restita, rullite siin peal ära soovitud paksusega taigna, teete vormid ja võtate ära ainult vahele jäävad osad ja teie erinevad küpsised ei muuda kuju, kõik põdrad, sarved on paigas, päkapikud on õigete mütsidega ja kõik on õiges suuruses. Kui te märkate, siis tegelikkuses on siin peal ka suisa märgid, kui te tahate teha peseenupukesi. Tegin sellega, kui mäletate, tuuletaskuid, sellega võib teha makroone, et teil on väga lihtne teha korraga 25 erinevat huvitavat suupistet või väikest saiakest küpsist. Kuna lubasin rääkida ka nendest asjadest, mida on lastega hea valmistada, siis see on ka üks alus, millega on suurepärane koos lastega valmistada. Oluline on teada, et ta kõige suurem vaenlane on grill, funktsioon ahjus, pöördõhk ja nuga. Et siin peal ei lõigata. Nii, kui me tahame teha erinevaid suupisteid, siis me paneme näiteks leivad, lõikame leivaviilud siia peale, teeme ahjus ära ja saamegi suupisted tehtud. Kui näitan ka teist varianti, need leivad praegu on tegelikult tehtud mikrogrilliga, ka sellest tootest räägin natuke. Kui tahame teha näiteks pirukaid, muuseas väike õhuke kapsapirukas, pitsa, kõik sellised valmivad imelihtsalt. Ja kõik pannakse siia peale ja ta läheb ahju. Täna ma tahan teile näidata, kuidas teha sellega spinaati rullbiskviiti. Aga kuna aega on meil alati vähe ja kiire on, siis eeltöö olen natuke ära teinud. Ja retsepti panen ka pärast siia juurde. Et teha silikonaluse peal rullbiskviiti on meie suurim abiline Swedish Chef, mis on siis vahustaja, imehetkedega teeb valmis biskviidi, munavalgevahu, kokteilid, mida te soovite. Ja siinsamas sees on siis pandud 4 munavalget, munakollased eraldi. 4 munavalget on löödud tugevaks vahuks. Siis lisatud natuke haaval, vähe haaval, munakollased jälle vahustades ja hiljem sõelaga, sest sellel kuul on ka eripakkumises selline hea puistur, siia sisse pannakse 4 supilusikatäit jahu. Mina tegin seekord 2 supilusikatäit riisijahu ja 2 supilusikatäit kartulitärklist. Sellesama puisturiga siia sisse ja 1 teelusikatäis küpsetuspulbrit. Kuna ma ei kasuta nisujahu. See on ka selline väike nipp. Uskumatu, et rullbiskviidi saab teha nisuvabalt, aga tõesti imelihtsalt. Kui te jahu ei pane, siis te võite teha munarulli siin valmis. Juusturulli olen teiega ennem siin valmistanud. Nii, teen biskviidi valmis, segan ära ja viimasena olen ma siis valmis teinud ennem spinaati. Spinaati panin meie mikrokukk anumasse.
Siia läks 100 milliliitrit spinatit, 100 grammi spinati 2-3 minutiks, et ta läheb mõnusalt selliselt pehmeks. Seejärel spinat jahutada, herbshopperis tõmmata hetkega peeneks ja nüüd, kui ta on jahtunud, lisan spinati viimasena. Ja mis mul välja tuleb? Palun väga. Nüüd on see rullbiskviit ahjus ära käinud ja rullbiskviit, kui ta on ahjust välja tulnud kuumana, keeratakse rulli. See on selleks oluline, et ta jätaks vormi kuju. Ja nüüd, palun väga, teen ma ta lahti. Nii, teen ma ta lahti ja tegelikkuses võin ma kasutada teist eraldi rulli, eraldi alust. Kui te tahate nüüd, näitan ka niimoodi ja nüüd saab ta, kui ta on lahti tehtud, põhimõtteliselt võib siia peale panna nüüd täidise. Muuseas, ideaalselt sobib siia peale toorjuust, kohupiim, maasikad, kõik sellised head ja paremad asjad. Et näiteks on mul siin, kuna sellel nädalal on Tupperwares kollane nädal, siis on mul siia pandud toorjuust ja kohupiim, aga ma valmis segan ta ikkagi tsipa hiljem, sest mul, nagu te näete, oleme me täna üldsegi minu verandal. See on nüüd uus veranda, see on see, kus ma suvel kutsun teid piknikule ja juba homme muuses, see tähendab kolmapäeval, on ka mandrilt tulijad, aga Saaremaa inimesed kutsutud seda sama rullbiskvitti sööma siia samale verandale. Ja kuna mul jäi hapukoor praegu maha ja toorjuust oli natukene kuivem, siis tegelikkuses ma paneksin natuke hapukoort juurde, segaksin läbi ja nüüd määrin ta ilusti siia rullbiskviidi peale. Ja siis ei ole mitte midagi muud, kui rullbiskviit tuleb ilusti siit lahti ja keeratakse rulli koos täidisega. Teen pildid ära ja näitan teile pärast. Tõesti, ja kui on vahel, kujutage ette, teil on roheline rullbiskviit ja teil on vahel maasikad vahukoorega. On hea. Palun väga, kus me hoiame maasikaid? Maasikaid hoiame me Tupperware Vensmart karbis, sest praegu tuleb maasikatega teha väga palju erinevaid kooke, sest see on just see aeg. Kui veel peenra pealt ei saa, siis ostke turult ja kui te ostate turult, siis minge juba meie Vensmart karpidega. Need maasikad muuseas on ostetud neljapäeval. Täna on teisipäev, 6. päev ja tõesti, nad on väga mahlased ja head. Teie säästate raha tohutult, kui te kasutate meie Vensmart karpe, köögiviljade spaad. Nii saab teha rullbiskviidid, nii saab teha siin erinevad krõpsud, aga ja plaadikoogid, pitsad, lillkapsapitsat oleme teinud sellega. Kui teid huvitab see silikonalus, siis tõesti veel 2 nädalat on eripakkumises. Aga teine supertoode on meie mikrogrill. Sest samal ajal, kui minul oli rullbiskviit ahjus, kasutasin ma mikrogrilli, mis on ka sellel kuul väga soodsa hinnaga. Üks toode, mis pruunistab mikrouunis. Ja kuna ma lubasin teile erinevaid suupisteid, siis tõesti on mul näiteks võetud, siin on praegu tehtud need leivad mikrogrilliga. Kui te näete, nad on täiesti pruunistatud. Ja võtan suurema kausi. Tegingi nii, et võtsin, siin on kasutatud praegu kanepiseemneleiba. Seemneleivad on lõigatud 4, et jääksid sellised mõnusad suupisted. Ja pandud natuke õli peale ja mikrouunis 6 minutit ja meil on krõbedad leiva suupisted valmis. Nii võite teha saiaga, maitsestada õliga. Nii võite teha erinevate, mis teil on kas just natuke kiiresti vaja teha mingid snäkileibasid, aga ta on maitseelamus. Ja mis ma teile kindlasti tahan näidata, Tupperwarel on iga nädal piknikud üle Eesti ja eelmisel nädalal oli meil au olla Haapsalus ja ma väga tänan Evelini fantastilise idee eest, et panna ahjuleibadele peale barbecue kastet. Muuseas, sel juhul jäävad nad sellise mõnusama maitsega veel. Ja panengi siia juurde barbecue kastet. Ja selleks on ta just nimelt hea, et barbecue kaste siia sisse. Kui te tahate, võite kaabitsaga, lusikaga läbi segada. Aga tegelikkuses on igas Tupperware kausikeses kaasas gaas. Ja kaanega saab samamoodi ilusti peale pannes šeikida läbi. Ja palun väga, maitsestatud mõnusad leivakesed ongi valmis. Peale pange teile sobivad tipikastmed või mida te soovite siia kõrvale pakkuda.
näiteks sellised leivakesed võiksid olla ideaalselt ka teie jaanipäeva laual. Kui te märkate, on mul sellised ilusad kollased kausikesed siin laua peal. Neid ei ole mitte kunagi liiga vähe. Neid on alati vaja palju. Ja need kausikesed on ka praegu sellel kuul eripakkumises. 3. komplekt. Teine väga super suupiste, mis ma tahtsin teile näidata, on näiteks, kui te kasutate tortillasid. Tortillad on ka kodus, igal inimesel võiks pakk kodus olemas olla. Kui tuleb keegi kiire, tulen 10 minuti pärast sinu juures. Ideaalselt võite sellega teha pitsa. Panete selle tortilla põhja siia peale või siis silikonaluse peale. Ja pitsa puhul panete te vastavad kastmed, mida te tahate ja saate väga lihtsalt teha pitsa. Peale lihadega, köögiviljadega, aga kui me tahame teha chipse, siis me võtame tupperwarekäärid ja lõikame selle sama tortilla 8. Ja muuseas 8 ilusti mahub siia ära. Kui te tahate rohkem, võtke silikonalus ja mahub ka sinna peale ära. Nüüd ei ole mitte midagi muud. See idee on ka sellelt samalt piknikult Marinat, aitäh Marinale. Võtta näiteks kas mingit tomatiskastet panete peale ja pintsliga teete üle. See on see, kui te teete soolased chipsid teile sobiva maitsega. Kui te tahate magusaid, siis tehke õli, suhkur, kaneel ja ise tehtud krõpsud igal ajal võtta. Võib olla nisuvabad, võivad olla nisuga ja peale panete purustatud paprikat, purustatud erinevaid, kas pitsa maitseainet. Keegi ei keela panna parmesani juustu peale, teha sellised just teile meelepärased snäksid. Teete valmis ja ei ole muud kui kaan peale ja mikrouuni ja teil on krõmpsud, suupisted olemas. Palun väga, siin on valmis tehtud nüüd need samad tomati selle sama pastaga, peale on pandud pitsa maitseainet, natuke paprikat ja muuseas saarlastele ütlen ka kohe, et ma olen teile palju reklaaminud erinevaid maitseaineid, siis just juba sel nädalal on jaanilaadal Aurigas taas maitseainete firma väljas. Garneerimissegud, erinevad paprikad, sibulahelbed, mis iganes. Ja muuseas sibulahelbeid võib ideaalselt ka panna siia näiteks leibadele peale. Et kui te tahate sibulahelbed rostitud, on ka selline mõnus suupiste. Sellised kerged, piknikule kaasa ja teile meelepärased suupisted olemas. Teete te siia sisse tipikastmed, teete te nendesse kaussidesse erinevad magusad kastmed, soolased, panete suupisted või võtate toidu kaasa. Väga hea ja lihtne kasutada. Nii, seesama mikrogrill on siis ideaalne pelmeenide tegemiseks, lihade pruunistamiseks. Kui jaanipäeval on kehv ilm, et väljas ei saa grillida, siis ideaalselt kasutada. Sellel kuul veel 2 nädalat eripakkumises võtke ühendust oma esindajaga või minuga Merle Vaha. Super hea pakkumine. Aga mida ma tahtsin teile kiirelt rääkida, oli see, et sellel kuul on ju Tupperwarel jälle suurepärased kingitused ja kingituseks on võimalik saada spiraalitaja. Spiraalitaja on siis selline hea toode, millega te saate teha erinevaid salateid. Näiteks võtan ma praegu suvikõrvitsa. Suvikõrvits me võime teha spagetid, aga me võime ideaalselt suvikõrvitsast teha ka tegelikult salatid. Kui me tahame, me aurutame neid. Aurutada võite mikrouunis, panni peal teha või silikonaluse peal omale meelepärased spagetid. Aga samamoodi võite lõikada kääritega, lisada juurde natuke õli, teile sobivaid maitseaineid ja uskuge, väga paljud teie perest ei saa arugi, et ei kasuta kurki. Nii võite teha toorest veedist erinevad spagetid, mida saate kasutada salatiks, sest kerge salat grillliha kõrvale on ju ka alati väga hea ja meelepärane. Palun väga, kui te nägite, oli mul 5 sentimeetrit spagetti või seda suvikõrvitsat. Ja kui palju meil tuli nüüd spiraalitajaga, palun väga, teile sobivad spagetid, kõrvale porgandid, kõrvale punapeed, kas panete ahju, kas teete salatiks, iga lapski sööb, kui nad neid valmistavad ise. Kasutage seda juhust, sest tõesti ta võtab vähe ruumi, ta on iga perenaise unistus, et teha midagi natuke teistmoodi. Kas pirukate sisse, kas salatite sisse, kuhu iganes. Ja kollastest toodetest veel lühidalt nii palju,
et ka sellised vahvad tooted on sellel kuul. Minionid, võileivakarbid pluss vahva minioni topsik. Sellised vahvad pakkumised sellel kuul. Kirjutage mulle, kui teil tekkis mingeid mõtteid. Samamoodi on väga tore, kui te kirjutate ka, millest teie sooviksite suvikõrvitsaid või teha spagette, kas magusaid, kas soolaseid, et järgmiste toredate kohtumisteni. Jaanipäeva nädalal me ei kohtu, sellepärast et jaanipäev on taas just teisipäev, aga peale seda kindlasti taas võtke ühendust, juunipakkumised, küsige oma esitlejalt või minult Merle Vaha. Olge terved!